Nii ma arvan, me võime vist alustada. Tere tulemast meie tänasele webinarile. Minu nimi on Marek Laanisto ja olen BankUpi ärijuht. Enne kui asume sisulise poole juurde, ma mõne sõnaga räägin ka korralduslikust poolest. Webinari ajal saate mulle ka küsimusi esitada ja selle kohale jätsin ekraani paremal küljel on teil menüü ja seal on niisugune koht nagu questions. Et juhul, kui nüüd see menüü on teil peitu läinud, on niisugune riba seal, siis seal riba üleval on niisugune oranž nupuke valge noolega, vajutage sinna peale, siis see tuleb menüü uuesti nähtavale ja teil jääte selle questions'i kohe seal üles ja sinna kastikesse saate siis küsimused kirjutada. Ja webinari lõpus siis vaatame need küsimused üle ja ma vastan neile. Märkmeid tegema ei pea ega konsulteerima. Webinari me salvestame ja pärast siis webinari siis saadame teile salvestuse juba meilile. Ja kui tekib veel hiljem küsimusi, siis saan ka neile meili teel siis vastata. Aga mis ikka, asume siis asja juurde. Tänaseks webinari teemaks siis ostuarved BankUpis, miks ja kuidas. Nagu laiemalt juba teada et siis BankUpis saab koostada müügiarveid ja neid ka välja saata, siis tegelikult on samasugused võimalused ka ostuarvete puhul, et ostuarvet siis hallata ja neid siis saab samamoodi BankUpis vastu võtta. Võimalusi BankUpis ostuarvete vastuvõtmiseks on erinevaid. Neid ma ka kohe õige pea hakkan keskkonnas näitama. Samuti vaatame üle siis, kuidas ostuarveid siis aktsepteerida ja nendest saab ka siis keelduda, kui arve kas siis ei sobi või mõnel muul põhjusel. Lisaks vaatame, kuidas ostuarvet saab makstuks märkida. Samuti saab siis ostuarveid automaatselt siis oma raamatupidajale edastada ja viskame siis kiire pilgu peale ka digiarhiivile. Nii, aga liigumegi siis keskkonda endasse, et siis vaatame, kuidas siis need asjad siin siis päriselt siis toimivad. BankUpis siis kõik ostuarved, ükskõik kus kanalist nad tulevad teil ühte kohta ja see on siin ostuarvete alla. Ehk et mujalt neid siin keskkonnas otsima ei pea. Esimene võimalus siis ostuarvete saamiseks võib-olla siis tänane kõige aktuaalsem teema siis e-arved, et siis e-arvetena saab samamoodi ostuarved siin keskkonnas vastu võtta. Sellest ma räägin küll detailsemalt juba järgmisel webinaril, aga kui on kohasete huvis aktiveerida, siis võite meie teenindusele kirjutada teenindus@bankup.ee. Me aitame teil seal asjad ära teha ja kui on meie poolt kõik tehtud, siis saadame teile info ja teil tuleb lihtsalt minna äriregistrisse ja kanne ära kinnitada ja saategi e-arveid BankUpis vastu võtta. Siis järgmine võimalus on siis ka e-maili teel arveid vastu võtta. Selleks siis tuleks siis minna seadete alla. Valime siit ostuarved. Ja selline koht nagu ostuarvete vastuvõtt meiliaadressiga ja e-posti kaudu. Siis saab siis luua sellise unikaalse meiliaadressi, mida siis oma klientide ja tarnijatele jagada ja kui sinna peale siis nad teile arve saadavad, siis jõuab kenasti samamoodi see BankUpi ostuarvete alla. Võtate sialise peale, siia saate siis panna siis sobiva meiliaadressi algusena. Ma panen näiteks ja praegu enda nime, @märki lisama ei pea ja lihtsalt siit ülevalt siis vajutate salvesta ja ongi see põhimõtteliselt olemas. Nüüd lähen siia alla ja hästi kaudu. No siin on siin kenasti näha. Ehk et nüüd ma jagan seda ilusti oma klientide ja tarnijatele, nemad siis panevad selle meiliaadressi peale mulle arve ja see kenasti siin BankUpis siis olemas ostuarvete all.
Üks võimalus on veel ka, kui on teil kliendid, tarnijad on teil keskkonnas, ka backupi keskkonna kasutajad, siis saab ka keskkonnas iseselt saata, näiteks kui teil on tarnija, ütleme, saab teil müügiarve, siis ta saab valida arvekanaliks saatmine backupi platvormil ja siis juba liigub teil samamoodi siis ostuarvet alla. Keskkond tunneb ise ära REC-numbri ja käibemaksu kohustuse numbri järgi ja siis oskab siis selle arve õigesse kohta saata. Lisaks, kui teil on näiteks arve eelnevalt salvestatud arvutisse, näiteks PDF-ina, siis on siin selline koht olemas nagu laadi dokument ülesse. Nii. Üks arve, klikin siia peale ja arve juba joob kenasti koheselt siia ja algab digiteerimine. Nii palju kui ütlen, et kõigi arvekanalite puhul, kui arve siia jõuab, algab digiteerimine, välja arvatud siis e-arvete puhul. E-arve on juba masinoetav arve, seda ei digiteerita. Ja viimane võimalus siis on ka paberarvet siia saada, sellest ma ka esimesel webinaril rääkisin, kus oli juttu digiteerimisest. Meil on olemas ka backupi äpp, et siis äpiga saate siis tšekke ja arvet pildistada. Mõne nupuvajutusega on see arve samamoodi siin keskkonnas ja algab digiteerimine. Et sellised on need võimalused ostuarvet siia saada. Ehk et kõik teadaolevad kanalid on olemas, millega siis te oma arved kätte saate. Nii, vaatame nüüd üle ostuarvete siis aktsepteerimise poole. Ma koheselt näitan, kui ma avasin näiteks ühe arve, mis on meil siin ootel, ootab aktsepteerimist, siis siin on sihuke aktsepteeri nupp. See on nüüd konkreetselt on meil seadistatud niimoodi, et on käsitsi aktsepteerimine. See tähendab seda, et kõik arved, mis teil sisse tulevad, jäävad teil aktsepteerimise ootele. Saate oma arvele pilgu peale visata ja saate selle aktsepteerida. Kui nüüd on juhuslikult, ma ei tea, kas arve ei ole näiteks sobiv või on üldse mingi sihuke arv, mis ei oleks pidanud teile tulema, siis saate siis arvest ka keelduda. Siin on sihuke keeldunupp, vajutate siia, panete selle põhjuse ja salvesta keeldumine. Ja siis see arve liigub teil siia üles, siin on sihuke prügikast, siis siia. Aga vaatame nüüd üle, mis võimalused on veel aktsepteerimise puhul. Selleks tuleb minna seadete alla. Ostuarved jällegi. Ja arvete aktsepteerimine. Näete, siin on ka näha kenasti, et meil on see käsitsi aktsepteerimine siin praegu aktiveeritud. Aga nüüd on ka teine võimalus. Usaldusväärsed tarnijad. Mis tähendab seda, et kui te tahate valikuliselt oma arved aktsepteerida. Osasid arved tahate käsitsi seda aktsepteerida, aga osad te teate, et teil on väga usaldusväärsed tarnijad, et teil ei ole vaja hakata seda arvet üle vaatama. Siis te saate aktiveerida selle ja see tähendab seda, et teil on eelnevalt tarnija kaardil märgitud juba ära, kas see tarnija on usaldusväärne või ta ei ole. Korra põikan ka siia tarnija kaardile, et te saate aru, millest jutt käib. Nii. Tarnija, võtame siit lahti näiteks kliendi. Kui me läheme see kliendi kaardi alla, siin on näha, et usaldusväärne tarnija. Ja kui siia teete kastikesse linnukese ja salvestate, siis see tarnija on teil juba usaldusväärseks pandud, ehk et kui tema poolt tuleb arve, siis automaatselt on juba aktsepteeritud. Ja enam seda aktsepteerima ei pea käsitsi. Nii. Ja siis kolmas variant on siis automaataktsepteerimine, mis tähendab seda, et teil on kõik arved, mis teil sisse tulevad, kõik automaatselt kohe aktsepteeruvad. Ehk et te neid siis enam nagu üle kontrollima ei pea ega ka saa, sest on teil kohe juba aktseptitud. Siin on ka kirjas, et
et raamatupidajaga ühendus aktiveeritud saab siis seda, et tegelikkuses on see, et nagu ma eelnevalt oli ka seal kirjas, et raamatupidamisse jõuavad need arved siis kõik arved, mida te kas siis käsitsi olete aktsepteerinud või automaatselt aktsepteeruvad, need koheselt liiguvad ka teil raamatupidamistarkvarasse, kui teil on raamatupidamistarkvara back-up'is aktiveeritud. Sellest ma räägin samamoodi juba põhjalikumalt järgnevates webinarides, kuidas see käib. Aga kui on soov seda teha koheselt, siis selle kohta on info meie veebilehel help.backup.ee olemas. Seal on kõik detailsed sammud, kuidas siis see ühendus aktiveerida. Ütlen juba ette ära, et see on väga lihtne, mõned klikid ja on see tehtud, selleks mingisuguseid IT-teadmisi vaja ei ole. Nii, ja siin parem pool on ka näha veel paar nupukest, et räägime siis need ka lahti. Esimene siis tähendab seda, et kui peaks tulema nagu topeltarveid, siis need otsib siis backup siis need duplikaadid ülesse ja tekib ka see märge sinna. Samamoodi siis saab siis duplikaate siis blokeerida, et topeltarved ei jõuaks arhiivi. Ja siin on siis ka viimane, mida saab siis, ta on natuke analoogne selle usaldusväärsete tarnijatega, et te saate siia näiteks meiliaadressid märkida ära oma kliendid, keda siis, nende meilide pealt, kus see arve siis tuleb, ostuarve, siis neid siis eraldi käsitsi aktsepteerima pea, need siis automaatselt on teil kohe nagu aktsepteeritud. Nii, vaatame siis üle ka, kuidas siis ostuarveid maksuks märkida. Võib-olla kõigepealt hakkab teil siin silma, et siin on mingid nupukesed, et maksa, et ma lihtsalt paari sõnaga ütlen ära, et see on natukene laiem teema. Miks need nupud siin on? Sellepärast, et meil on olemas ka siin makseteenus back-up'is ja otsekeskkonnas saab otse kohe maksunupuga ostuarveid tasuda. Aga see on juba pikem teema ja selle kohta tuleb ka kindlasti põhjalik webinar. Aga lähme nüüd avame siit ühe ostuarve. Nii, ja siin on siis näha selline nupp nagu märgi staatusesse makstud. Kui tuleb ostuarve sisse, te tasute selle ära, siis siit saab siis vajutada siis makstud ja nii kui te selle makstud nuppu vajutate, siis kaob see arve siit ostuarvete alt ära ja liigub automaatselt juba arhiivi. Ehk et siit saangi kohe minna arhiivi peale, millest pidime ka rääkima. Ja siin on siis näha kohe siis ostuarvete arhiiv. Tegelikult on siin nagu mõlemad arhiivid koos, nii müügiarved kui ostuarved, avaneb automaatselt ostuarvete arhiiv. Ja näete, siin on kenasti nagu näha, et kaks ülemist on, siin on staatus on maksmata. Tähendab seda, et kui te nüüd olete arve aktsepteerinud, siis teil kõik arved liiguvad ka koheselt arhiivi ja jäävad ka siia ostuarvete alla. Ehk et need kaks arvet on ostuarvete all praegu. Aga need, mis on siin rohelises staatuses, mis on makstud, siis neid enam ostuarvete all ei ole. Need on siis ainult arhiivis. Ehk et selliselt see maksmiseks märkimine nagu käibki. Et siin ei ole ka mitte midagi keerukat. Et selline on see ostuarvete haldamise pool siin back-up'is. Mitte midagi keerukat siin ei ole. Nii et kutsun julgesti ka ostuarveid siin vastu võtma, et teil oleks siis ikka kenasti kõik ühes keskkonnas. Nii, aga viskame nüüd pilgu peale, kas on selle teema kohta tekkinud siin küsimusi. Nii, täitsa on olemas siin. Siin on nüüd
küsimus. Ma teen ühe väikse paranduse. Ma ennem ütlesin ka seda, et selle raamatupidamis tarkvaraga ühendamise puhul need juhendid, mis ta ennem ütlesin, et aadressiks help.backup.ee tegelikult on see täpne aadress help.backup.com, et mitte ehk et sealt saate siis täpse juhendi, kuidas siis seda raamatupidamistarkvara aktiveerida, et need sammud on seal kõik kirjas. Nii, siin on siis küsimus, kui ma saan vigase arve ja keeldun sellest, kas selle kohta läheb teade ka arve saatjale või ma pean ise talle vigast arvest teada andma. Jah, seda automaatikat seal nüüd ei ole, et ta selle vastuse saadab, siis peab ikkagi oma tarnijat ise teavitama, et seal arvel olid mingid vead sees, et paluda siis uus arve saata, et see automaatselt siis tagasi ei lähe. Nii, kas kui ma teen selle meiliaadressi, millele arved mulle tulema hakkavad, kas ma pean ise sealt mailbox'ist nüüd üles laadima backupi? Ei pea. Nii nagu ma ennem alguses ütlesin, et kõik arvekanalid erinevad, mis on kõikidest arvekanalitest tulevad arved automaatselt teil ostuarvete alla. Mingisugust mailbox'ist kuskilt otsima ei pea. Ehk et ostuarvetel on ainult üks koht. Siin vasakpoolses menüüs ostuarved ja sealt ainult leiate kõik arved, mis teile on saadetud. Ükskõik millises kanalis siis. Nii, praegu ma hetkel rohkem küsimusi siin ei näe. Ja kas siit tuleb veel mõni küsimus? Tundub, et praegu vist rohkem küsimusi ma nagu ei näe. Üldiselt ega see ostuarvete vastuvõtmine ei olegi midagi keerukat, et väga lihtne teema, et kindlasti soovitan kasutama seda hakata, et teil on endal palju parem, kui teil on kõik asjad ühes kohas. Aga kui tekib neid küsimusi veel, siis me saadame peale webinari teile ka salvestise, et võite ka julgelt mulle meilile veel küsimusi saata, kui selle teema kohta on midagi. Kui mul siin midagi võib-olla ei mainimata. Aga ega muud, kui siis järgmisel webinaril kohtume. Järgmisel webinaril siis räägin e-arvete vastuvõtmisest backup'is, mis on samuti huvitav teema. Nii et järgmise kohtumiseni siis 22. veebruaril. Mina tänan ja ilusat päeva.